kuidas see roll praegu siis muutub? Mis toimub isa rollis? Noh, ma arvan, et üsna pikka aega on püsinud nii mehe kui isa roll suhteliselt muutumatuna ja see suuremad muutused on aset hakanud leidma 20. sajandi jooksul tõenäoliselt. Ja siin on võib-olla üheks suuremaks tõukejõuks olnud tõenäoliselt ka teine maailmasõda ja sellele järgnevad protsessid ühiskonnas, aga kindlasti on juba mingid muutused alanud varem. Üks asi on industrialiseerumine ja linnastumine, mis on kindlasti toonud täiesti uusi tahke nendele rollidele. Mõtlen siis nii isa kui mehe rollile. Aga tõenäoliselt praegune aeg on mingis mõttes, vähemalt me oskame seda võib-olla niimoodi kirjeldada, et suuremate muutuste aeg üleüldse ühiskonna arengus. Ja sellised traditsioonilised viisid, kuidas me oleme harjunud meest nägema näiteks, ei ole tänapäeval paljudel puhkudel rakendatavad. Võtame kas või paneelmaja korteri. Kui palju on seal selliseid, mida me teame nagu rääkida mehest, ütleme kas või sellisest traditsioonilisest mehelikust käitumisest ja tema tegevustest paneelmaja korteris. Kui palju saab ta minna puid lõhkuma või tegema mingeid selliseid praktilised, kündma on ju sellised praktilisi asjalikke töid, et selles mõttes on kokku kuivanud see valik nendest tegevustest. See on kas või üks näide, miks pärast need teemad muutuvad ja selles tõttu on ka küsimus, et kes on isa näiteks ka perekonnas või missugune on tema selline mehelik aspekt, mida ta teeb siis, kui tal ei ole enam kündma võimalik minna ja kui ta ei saa enam lapsele olla nagu selles mõttes eeskuju, kes on niisugune jõuline ja füüsiline mõnes mõttes või siis ka see, kes annab piirid ja normid ja reeglid, et tihtipeale tahavad võib-olla emad isegi seda rolli saada endale, et kes on see, kes kehtestab reeglid, kuidas maailm käib ja suuresti naised ongi neid rollid võtnud alates näiteks lasteaiast, kes õpetavad lapsi, kuidas elu käima peab. Koolis on ju peaasjalikult naised, kes seda rolli kannavad, õpetaja rolli nii-öelda. Et selles mõttes see, mis on olnud varasemalt isa jagu ja mehe jagu, on nüüd suuresti delegeeritud naisele. Kas siis mehed on lihtsalt jobud, nad ei võtta tänu urbaniseerumisele või linnastumisele, ei saa võtta rolli, mis neil oli, või naised tükivad peale? Eks siin võib olla nii ühte kui teist. Mitte, et ma tahaks nüüd öelda, et mehed on jobud, aga võib-olla on tõesti nii, et naised on paindlikumad ja kiiremini reageerivad muutustele. Mis on iseenesest võib-olla ka mõistetav, et nemad peavad vastutama tegelikult elu kestmise eest ja jätkumise eest. Ja sellepärast on nad mõnes mõttes sunnitud võib-olla selliseks paindlikkuseks. Meeste puhul aga ilmselt on olnud läbi aegade rohkem selline traditsioonilisuse ja järjepidevuse jätkamine. See tähendab, et ta tegelikult ongi pidanud olema mõnes mõttes natukene konservatiivsem ja hoidma mingeid selliseid reegleid ja norme ja selle tõttu on ta harjutanud ennast ka võib-olla pisut jäigemaks. Et võib-olla nende kahe poole kokku langemisel, et naise selline paindlikum elu alalhoidev ja mehe mõnes mõttes teisel moel elu alalhoidev, sellise raamistust loovalt alalhoidev roll on nüüd nagu tekitanud sellise olukorra. Ja kuna tänapäeva maailmas, kus enam ei ole piire nii palju sellise füüsilise erinevuse põhjal, näiteks naiste ja meeste vahel. Ehk siis vabalt võib naine hakata ka kündma, pole probleemi. Istub traktori rooli ja vajutab nuppe ainult kergelt ja juba ta künnabki. Et sellepärast ei ole küsimust, et kas naine saab hakka. Et see teema enam ei tekita seda vajadust teha niisugust väga selget rollipiiride vahet. Kas ta siis nagu emaldub oma traditsioonilisest rollist, kas me keeldume muganduma, kaasa minema selle nii-öelda uue rolliga, mis üldse võiks olla siis? Ma arvan, et paratamatult ta ei saa päris hoida nendest traditsioonilistest piirjontest enam kinni. Ja paratamatult
peab mingisugune kohanemine selle uue aja tingimustega tulema. Kuidas nüüd seda iseenesest teha? Jah, see on nüüd ise küsimus ja seda ilmselt otsitakse ja on otsitud nüüd viimaste kümnendite jooksul tõenäoliselt üsna hoolega. Sellele on omakorda ilmselt survet avaldanud ka selline feminismi liikumine ja feministlik liikumine oma survestatusega või survega mehe rollile, mis on sundinud hakkama küsima mehe käest, et kes ma siis tegelikult olen ja mõnel puhul häbenetakse seda meheks olemist on ju ja leitakse, et ei ole piisavalt hea ja piisavalt tubli. Mõnel puhul jälle leitakse, et ma olen küllalt tubli ja taotakse endale vastu rinda ja öeldakse, et naised teevad mulle liiga. Et ühel või teisel puhul see paratamatult viib teatud sellise vastandumise ja segaduseni lõppkokkuvõttes välja. Et küsimus on ikka alati ju selles, kuidas me jõuaksime mingit sorti koostööni ja kui me räägime nüüd uut laadi koostööst, siis tõenäoliselt loomulikult tuleb võtta arvesse kõike seda, mida me inimesest teame, mismoodi me neist erinevatest rollidest oleme ühtpidi läbi aegade mõtelnud ja mida me ka tänapäeval mõtleme. Ehk siis kuidas moodi me saame aru, kes on mees, kes on isa, kes on ema, kes on naine. Ka tänapäeval ja kindlasti ei ole see küsimus sellest, kuidas naised saaksid rohkem mehe sarnasteks ja mehed rohkem naise sarnasteks, vaid kuidas omal sellisel naiselikul või mehelikul viisil täita neid rolle siis käesolevate ootuste kohaselt. Kui mõelda mehest kui sellisest teatud mõttes nagu traditsiooni või sellist staatus quo'd hoidvast ja kellestki, kes loob elule ja lapse elule näiteks teatud raamistuse. Et siis sellisel mehel peaks olema ilmselt ka endal selline selgem toetuspunkt või süsteem, milles seda ennast paigutab. Et võib-olla siin on tegelikult ka just nimelt see muutus sellistes traditsioonilistes seostes, mis mehel on, olgu kui kas või näiteks religioosne pool. Ehk siis mees, kes on olnud ka see, kes on perekonnas justkui selline jumala eestkostja olnud või kes on vahendanud teatud selliseid traditsioonilisi või rituaalseid toiminguid perekonnale. See roll on tal ju ära kadunud, sest religioossus kui niisugune on üleüldse sekulaarses ühiskonnas suhteliselt põlu all ja seda enam ta on ilmselt keeruline, et mehe jaoks on see häbiteema tõsine. Ehk siis olla aktsepteeritud, ilmselt jälle see, millest ennem siin sai räägitud ka, et olla aktsepteeritud on mehel mõnes mõttes võib-olla olulisem või saada seda aktsepteerimist kui võib-olla selle naise puhul, kes justkui lepib või võtab vastu selle kergemini kõik, mis tuleb. Ja seetõttu on ka see häbi teema hästi oluline, häbi kui mitte aktsepteeritud olemine, ehk siis välja tõrjumine ühiskonnast, oma ümbrusest keskkonnast. Ja selle tõttu mees hoiab vahetevahel kiivalt ka kinni nendest ootusest, mida esitab talle võib-olla ühiskondlik arvamus. Ja kui me räägime religioonist või usust, selle väljendusest, siis see on kindlasti midagi ohtlikku selles mõttes, kui me räägime millestki, mis on taunitud või mille suhtes ollakse kuidagi negatiivselt häälestatud. Neid hääli ju kostab ümbruses üsna palju. Aga et ma näeksin siin mehe jaoks võib-olla mingis mõttes ka ühte lahendust, kui tal oleks selline toetavam struktuur taustal, mis hoiab tema jaoks teatud väärtusi alles, sõnastab talle tema tegevust, sõnastab talle tegelikult oma eesmärke, annab talle mõista või rohkem arusaamist, kes ta siis isana või ka mehena on. Ja tal tekiks ka koht ühiskonnas, vastutaja mingis mõttes, kui teistpidi võib ju öelda, et küllaltki palju on samas kõne all või juttu sellistest vaimsetest väärtustest. Eksistentsiaalsed teemad ei ole iseenesest ühiskonnas sugugi võõrad viimasel ajal. Ainult, et keegi ei julge
pigem välja ütelda seda, et millise süsteemiga või struktuuriga see seotud on, mõtleme mõttestruktuuriga või mingi õpetusega, mingi mõttelaadiga. Et see on selline ohtlik pinnas. Iseenesest idee poolest inimesed tunnevad tõenäoliselt vajadust sellise eksistentsiaalse käsitluse järgi, väärtustest arusaamiseks on vaja lugu, on vaja sellist jutustust, kuhu sisse see paigutada, millega see haakuks. Ilma selleta on jube keeruline. Ja selles mõttes on ka isaks olemine üks osa jutustusest. Ja siin nüüd muidugi jälle küsimus sellest, et mida isa oma rollis, millist lugu ta teab oma rolli kohta, näiteks kas või oma vanematelt. Mismoodi see arusaam on kasvanud või arenenud. Ja kui mõtlen minu laste vanused lapsed, kes on saanud isadeks, emadeks, need 90-ndate edukate põlvkonna mõnes mõttes, kes korraga pääsesid nii-öelda pumba juurde. Kui palju neid vanemaid kodus on olnud üldse. Ehk siit tekib küsimus, mida teeb järgmine põlvkond isana ja emana. Kas nad oskavadki kodus üldse olla, kas nad oskavadki kodus midagi teha, võtta vastutust laste eest, olla nende jaoks olemas. Või jääb nende, piirdub isa roll nii-öelda selle jahimehega, kes toob ainult kütiga, kes toob koju ainult selle lastud looma ja liha. See kõlab nagu Soomes töötamine välismaal. Jah, aga see ongi praegu mõnes mõttes ju väga, väga tugev tendents selles suunas, et majanduslik kindlustatus olekski just kui isa roll, mis tegelikult ju iseenesest, kus on see sotsiaalne isadus, kus on emotsionaalne või selline psühholoogiline isadus. Geneetiline isadus jääb seal võib-olla alles, aga ja juriidiline isadus. Aga selleks, et ma olen olemas lapse jaoks, modelleerin temale, annan talle eeskuju oma olemisega, kohaloluga või mul on kontakt, mõistev, arusaav kontakt selle lapsega, emotsionaalne kontakt. Meil on millestki rääkida, meil on mingi tunneme teineteisest rõõmu sõna otseses mõttes. Et seda on tegelikult üsna vähe. Et siin on see mõtlemise koht, et kas siin peaks midagi muutma ja ma usun, et siin on just võimalus sellel, kui inimene hakkab rohkem aru saama sellest ka mõnes mõttes oma väärtustest, miks ta midagi teeb. Ja kui räägime sellisest omamisest, siis see Erich Fromm räägib omamisest ja olemisest kui kahest sellisest põhilisest inimese eksistentsi väljendusest. Ehk siis olemasolu õigustus on tihti peale omamine, mis ta praegu ju tegelikult meie juures näeb. Aga et kui me saaksime olla lihtsalt olemas ilma, et me peaksime midagi omama, et see on see küsimus, kuidas seda teostada. Ja ma arvan, et siin ühiskond väga palju ei toeta praegu seda mõttemudelit. Ja mehed on selles mõttes keerulisemas olukorras, et naine, kes saab olla juba selle tõttu, et ta on naine, siis mees, kes peab ennast tõestama tegudega, on korraga hädas. Ja kui ta ei omaks, ta pole keegi. Aga ma arvan, et tegelikult on hästi oluline see, et on olemas perekonnas ikkagi see alternatiiv emale. Ja see, kes pakub just nimelt selle olulise kolmanda tegelase sellesse mängu, kes annab lapsele võimaluse tegelikult saada iseseisvaks. Sest et paratamatult muidu see sümbioos emaga jätkub ja palju raskem on tegelikult lapsel iseseisvuda, jõuda, saada kellekski üldse. Ja siis hakkab jälle see, et tuleb õppida, teha, omada teadmisi, aga iseseisvus ei ole see, et me omame teadmisi. Vaid see on ikkagi loov võime iseseisvalt otsustada, luua seoseid nende teadmiste vahel. Ja tegelikult millele annab ikkagi suuresti aluse see, mida me võime nimetada armastuseks, ehk siis turvaline koos eksisteerimine.